saalidest 020 ja 011. Mina olen Jaan Looga ja ma olen Eesti kõige mainekama rakenduskõrgkooli teadustegevuse koordinaator. Et mul on täna antud ülesandeks see aktus läbi viia. Et nagu Margaret Thatcher on öelnud, et kui on vaja kõnesid pidada, siis küsige abi meestelt ja kui on vaja, et töö oleks tehtud, siis palute naisterahva abi. Samas meie kõrgkoolis on ka väga palju naiskolleege, kes oskavad kõnesid pidada, kuid nad olid täna tööga hõivatud. Kõigepealt soovin õnnitleda kõiki tänaseid lõpetajaid, et olete teinud väga suure töö, et tänasesse päeva jõuda. Et ma mäletan ka seda tunnet, et kui läksin ülikooli, et see tundus väga loogiline ja loomulik, et ma selle lõputunnistuse saan, kuid see õpingud ise kulgesid väga ebaloomulikul viisil. Et ma nagu võrdlen siiani õppimist nagu maja ehitamist. Et kas te soovite, et teie töömehed oleksid suure osa sellest tööajast ebakaines olekus või nad on sellised, et teevad seda oma põhitöö kõrvalt, nagu haltuura, või te tahate, et ikkagi see töö oleks tehtud 100% pühendumisega. Et ma arvan, et te olete valinud õige tee või te töötate väga efektiivselt. Et te jõudsite ikkagi tänasesse päeva. Ja ma väga loodan, et tänane lõpuaktus on teile väga meeldejääv ja soovin sisse juhatada järgmise esineja. Nende kohta käib üks legend, et kui nad sündisid, siis õed tahtsid neile anda sünniindeks 10 asemel 12 punkti, et 2 lisapunkti väga hea lauluhääle eest. Ette astuvad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli naiskoor, ema ja laulikud, kes esitavad hümni ja seejärel Gaudeamus. Et palun hümni ajaks püsti tõusta. Ei leia
Järgnevalt kutsume teie ette isiku, kes on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli väga eeskujulikult esindanud nii lava ees kui lava taga, meie rektor Ulla Vreden. Aitäh! Kallid päevakangelased, meil õpetajad, austatud kantsler, abilinnapea, kõik lugupeetud külalised ja otse loomulikult väga kallid kolleegid ja kaasaelajad siin aatriumis, meie õpperuumides, veebis. Esmaspäeval tähistati esimest korda Eesti kirjanduse päeva ja president Alar Karis kutsus seda tähistama, jätkates Artur Alliksaare sõna ja mõttemängu. Kas rõõmu tunnetada või tunnet rõõmustada? Kas hirmsalt viriseda või virinat hirmutada? Need read pärinevad Eesti Vabariigi presidendi Facebooki postitusest. Millised oleksid aga teie read? Minul tulid esimesena meelele sellised sõnad, väga ajakohaselt loomulikult. Kooli lõpetada või lõppu koolitada. Mõtlesin natuke veel ja kuna hiljuti räägiti ühel koolitusel, kus ma osalesin muretsemisest, et eestlane lausa armastab muretsemist, et muretseb endale lapsed ja muretseb kodu ning siis auto, siis teine sõnamäng ongi seotud murega. Haridust muretsema või muret harima. Ehk need pole nii säravad näited kui presidendil, aga mis oli oluline, see käivitas koheselt loova mõtlemise. Ma kohe soovisin leida ise ka mingit nutikat sõnade mängu ja loodan, et ehk mõnegi kuulaja peas käivitus niisamuti mõttemäng ja hakkasid vaikselt mõned sõnad keerlema. Ning kui leiate mingi eriti ägeda seose, siis märkige see endale üles. Eesti keel on lihtsalt nii rikkalik ja põnev. Head kuulajad, kui ma nüüd muretsemise teemal jätkan, siis kuidas teile, kallid päevakongelased, tundub? Kas see teekond hariduse omandamisel oli pidev mure, paras töö või õnn ja rõõm? Seda viimast armastas öelda õppimise ja töötamise kohta üks meie endiseid osakonnajuhatajaid Sinaida Läänelaid. Või on selle kõigega nagu ikka meie eludes, et natuke on ühte, siis natuke on teist ja kuidas seda kõike üleüldse päriselt mõõta. Minu lapsel on vahel kombeks söögilaua ääres hinnata toidu maitset hästi lihtsalt. Ja ta on praegu 5, kohe saab 6. Et kui küsin, et kuidas maitses, siis ta näitab pöidlaga. Ja kui pöial on püsti, siis sellega kaasneb alati selline lai või imelik naeratus. Ja see naeratus tegelikult teeb muidugi rõõmu. Ega siis tegelikult see pöial all ei tee kurvaks, sest maitsed ongi erinevad. Ja nii nagu arvamused ja tunded niisamuti. Ja teinekord on tegelikult ju pigem nii, et see pöial all hoopis utsitab pingutama ja midagi muutma.
Seega, kui teie, head lõpetajad, saate teile, lõpetajatele suunatud tagasiside küsimustiku, mida kõrgkool saadab, siis olge aktiivsed. Vastake ja andke meile teada, et kuidas siis oli ja millised on teie ettepanekud. Hariduse teekond ei saa siinkohal muidugi mitte päriselt otsa ja sellega, et õpime kogu elu või siis läbi elukaare, sellega te olete kindlasti kõik kursis. Nii lihtsalt on, et meie tänane kui ka tulevikumaailm, kõik ametid, väljakutsed, need on sellised, et me peame olema järjepidevalt valmis juurde ja ümber ning täiendõppima. Muutujaid on palju ja seda kunagist luksust, et tegin nii aastaid, teen täna, homme ja veel 10 või 20 aastat, seda minu arvates enam lihtsalt ei ole. Seega võtke rahulikult, kohe homme ei pea uuesti õppimise teekonda alustama, saate pühendunult ehk isegi aastaid väga suurt tervishoiu või sotsiaalvaldkonna põldu harida, kuid siis, kui tundub, et nüüd on midagi veel vaja, siis olete väga oodatud õppima. Kolleegid ütlesid hiljuti laua ümber arutledes, et tervishoius täna töötavad inimesed, enamasti siis need, kes tulevad meile magistrantuuri õppima, et nende jaoks õppimine on justkui puhkus. Ja see oli päriselt väga positiivne mõte, sest tahaks ju väga, et täiskasvanuna õppimine motiveeriks, murraks rutiini ja rikastaks meie vaimu. Kõik head kuulajad, need, kes on mind varasemalt juba siit puldist kõnelemas kuulnud, teavad, et minu kõnedes leidub tavaliselt mõni mõtisklus või lugu. Nii on ka täna. Ja ma jagan teiega ühte mõtlema panevat killukest ja ma väga loodan, et see aitab hoida fookust inimlikkusel, hoolivusel, viisakusel ja kaastundevõimel. Sest teisiti ei kujutaks ma ette tervishoiu või sotsiaalvaldkonna teenust, milles ise sooviksin osaleda või mida me kõik tahaksime kogeda. Kas te olete kuulnud katkiste akende teooriast? Selle teooria lühikirjelduse noppisin Heiki Raudla raamatust Huvitav inimene. Nimelt on katkiste akende teooria loojad väitnud, et kui keegi on maja akna katki löönud ja see on jäänud või siis jääb parandamata, siis ei ole majal varsti enam ühtegi tervet akent. Ehk teiste sõnadega, ilmne korralagedus ja kehtivate normide ignoreerimine provotseerib paljusid reegleid hoopis unustama. Tundub, et see võiks ju kehtida väga erinevate eluaspektide kohta ja minu arvates me näeme või kogeme ümberringi küll aga katkiseid aknaid. Tänasest maailmast ja selle korraldusest või siis korratusest võiks väga erinevaid näiteid tuua, kuid toon vaid mõned. Näiteks me laseme kellelgi, kellel on jõupositsioon, muudkui suruda ja suruda ning siis see inimene või riik arvabki, et nii on õige. Või kui me laseme ebaviisakal inimesel räusata, eriti kui ta on veel ekraanil või siin kõnetoolis ning teda korrale ei kutsu, siis niisamuti me normaliseerime seda olukorda. Või siis, kui me ei hooli iseendast, ei leia aega liikumiseks ja vaba aja veetmiseks, et oma mõtteid ja keha turgutada, siis ka meie keha ning veelgi hullem, vaim kipuvad varem või hiljem lagunema. Üks purustatud aken, üks ebaviisakus, üks magamata öö, üks ületund või siis mitu, need pole iseenesest mainimist väärt, aga ka mitte katastroof, kuid me ju teame, et lumepall läheb tavaliselt veerema ja siis me lasemegi sellel kõigel kasvada. Aken, akna haaval. Mis on seejuures kõige hullem? Mulle tundub, et see on ükskõiksus.
Ja selge see, et sellel hetkel polnud ükskõiksus. Ja me ei proovi seda akent üldsegi, isegi mitte hakata parandama. Ja ma olen lähiajal päris mitmeid kordi kuulnud, jah, ma olen kuulnud ja mitte kogenud, sest ma pole tervishoiu valdkonnas töötanud, küll aga hariduses, et nende valdkondade inimesed, kes on pühendanud ennast teiste inimeste teenimisele, põlevad läbi, sest me lihtsalt kipume iseennast selle kõige käigus unustama. Seega minu tänane soovitus, kui vähegi võimalik, siis sekkuge. Kui tunnete, et see hea ja kaastundlik, teie tavaline mina, ja ma väga loodan, et see on teie tavaline mina, hakkab väsima, siis puhake. Igaühel on oma erinev viis, kes teeb mõned hingamise harjutused kiireks rahunemiseks, kes sunnib end naeratama, sest naeratusel on jõud, kes vajab eemaldumist ja natuke omaette olemist. Muidugi meie ise ei pruugigi alati seda hetke ära tunda ja siis on hea, kui sinu kõrval on üks hooliv kolleeg. Püüdkem olla see hea kolleeg. Seega veel kord, hoides ennast, aitate hoida kõiki teisi. Need kutsealad, kus oodatakse meie lõpetajaid, seal on pidev pingutus ja töö garanteeritud. Kuid samamoodi on kindlustatud ka tänulikkus ning teadmine, et see, mida teete, on oluline, vajalik ning kangelase mõõtu. Head kolleegid, ma ei ole teid unustanud. Minu tänukõne ja sõnumid, need on ka teile. Ilma teieta ei oleks meie lõpetajaid. Vahel võib ikka tuua võrdluse muna ja kanaga, et kumb oli enne. Selge see, et ei ole kooli ilma õppuriteta, aga täpselt nii samuti pole teda ilma õpetajateta. Seega tasakaal ja püüdlus läbi selle rahulolu kasvu poole, see on see, mida ma soovin. Mina olen uhke, et saan siin koos teiega seda teed käia. Ja minu üks tähtsamaid rolle on teha nii, et teie kõik tahaksite siin olla. Oma teadmisi ja kogemusi jagada, seda suurepärast õpi- ja töökeskkonda hoida ja parandada ja otse loomulikult meie õppureid innustada. Millest ma täna ei räägi ja ei ole rääkinud ka. Täna ma ei rääkinud sellest, et tervishoiuspetsialistidest on suur puudus ja raha nende koolitamiseks on vähe, sellest mõni teine kord. Sest täna on pidupäev. Lõpuaktused on suured sündmused, nad on päriselt suured ja rõõmsad sündmused kogu kõrgkooli perele. Need on olulised tähtpäevad kogu valdkonnale ja me saame südamest rõõmustada nii teie üle kui ka teie kõigiga koos, head lõpetajad. Aga kindlasti saame rõõmustada ka sel põhjusel, et jälle on töömaailma lisandunud pädevaid inimesi, kes on sinna väga, väga, väga oodatud. Püsigu rahulolu valitud kutsest ning hoidke ennast ja teisi. Aitäh teile ja palju-palju õnne kõikidele! Aitäh Ulla ilusate sõnade eest, et mulle tuli selle muretsemisega seotud teemaga kohe meelde see, et see ei puuduta üldse tänaseid lõpetajaid, sest teil ei ole üldse probleemi sellega, et te tööd ei leiaks. Et aga kõik teised inimesed maailmas ei jõua enne muretsema hakata autode ja kodude ja laste pärast, kui ei ole tööd. Järgnevalt soovin teie ette kutsuda meie väga hea koostööpartneri esindaja. Tartu linna poolt tuli täna meile siia abilinnapea Mihkel Lees. Aitäh, head lõpetajad, austatud rektor, õppejõud. Mul on tõepoolest väga hea meel täna siin olla, Tartu linna poolt tervitada, lõpetajatele tuult tiibadesse soovida, sest Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tartu linna jaoks on äärmiselt
oluline partner. Me pingutame üheskoos selle nimel, et inimesed saaksid elada võimalikult pikalt, võimalikult tervelt. Me panustame sellesse, et laste ja noorte vaimne ja füüsiline tervis oleks parem. Me soovime, et inimesed vananeksid võimalikult väärikalt ja võimalikult iseseisvalt. Ja need on tegelikult väga suured ja väga mitmetahulised eesmärgid, mille täitmisesse tänased lõpetajad kahtlemata panustavad. Nüüd tõepoolest, teie valitud ametid on väga vastutusrikkad, väga olulised. Te asute ju igapäevaselt tööl inimeste kõige kallima varaga, nende tervisega, ja te annate endast selles töös väga palju. Aga pikalt ja efektiivselt endast anda saab tõepoolest ainult siis, kui midagi kanda on, kui enda tass on nii-öelda täis. Nii et võttes sõnasabast kinni heal rektoril, siis ka mina soovin, et te väga teadlikult hoiaksite ennast, et te väga teadlikult hoiaksite enda vaimset tervist, et te väga teadlikult hoiaksite enda tasakaalu. Sest töö on oluline, kahtlemata, aga olulised on inimsuhted, olulised on hobid, oluline on süüa, oluline on magada, oluline on ka puhata ja mängida ja ainult sedasi tasakaalu hoides saate te ka oma tööd maksimaalselt hästi teha. Nüüd lisaks konkreetsele kutsetööle on minu hinnangul kõigil tänastel lõpetajatel veel üks väga oluline roll. Te olete kõik nii mõneski mõttes valgustatud inimesed. Te olete õppinud sellises koolis, kus peetakse au sees teadus- ja tõenduspõhist tervishoidu. Ja te teate seda, kuidas inimeste tervise eest tegelikult ja õigesti hoolt kanda. Sest liiga tihti me leiame interneti avarusest sotsiaalmeedias ka selliseid tervendajaid, kes pakuvad erinevate haiguste vastu kloorivett või peeneid kristalle või pendliteraapiat ja ärge siis teie, Jumala eest kartke, igal sobival hetkel enda ekspertteadmisi julgelt ja selgelt rääkida, kuidas inimene peaks tegelikult toimima, et enda tervist kõige paremini hoida. Sest nii, ma arvan, te muudate tegelikult nii Tartut, Eestit, tervet maailma palju targemaks ja palju tervemaks paigaks. Ja et jõudu, tarkust ja kahtlemata kõrget lendu. Aitäh! Suur tänu, Mihkel, et selle valgustusega seoses mul tuli kohe meelde, et tõepoolest kõrgkoolis on väga hea valgustus. Nii vaimsel kui füüsilisel tasandil. Järgnevalt soovis teid tervitada samuti meie väga hea koostööpartner ja selle esindaja, kantsler Kristi Vinter-Nemvalts. Austatud rektor, head õppejõud, koolipere ja loomulikult head lõpetajad. Täna lõpeb teie jaoks üks oluline etapp. Kursused on läbitud, praktikat sooritatud, lõputööd kaitstud. Tulemused on teada ja te olete saanud vajalikud teadmised, oskused ja kogemused selleks, et täies mahus ja täie volitusega igapäevast tööd alustada. Muidugi suur osa õppimisest on tegelikult veel ees, hoolimata sellest, et te täna saate diplomid. Aga te olete saanud hea ja väga tugeva stardikoha. Läbitud õpingud on investeering nii iseendasse kui ka Eesti tulevikku. On üldteada fakt, et Eesti vajab järjest enam tervishoiutöötajaid. Oma väljakutse esitavad nii rahvastiku vananemine kui ka tervishoiuteenuste mahu pidev kasv. Tippspetsialistidest arstide kõrvale on juurde vaja ka teisi tippspetsialiste, tervishoiutöötajaid. Üha tähtsam on keskendumine terviseedendus- ja ennetustegevustele, et inimesest saaks arsti abi vajav patsient võimalikult hilja. Ennetustöös on loomulikult väga oluline rääkida, selgitada, veenda. Samal ajal ootab iga patsient tegelikult ka kuulamist. Teie olete need, kes saavad
inimest päriselt aidata. Aidata pühendunult kaasa inimese tervise edendamisele. Möödunud aastal viidi Eesti elanike seas läbi rakenduskõrghariduse maineuuring ja sellest selgus, et meie riigi kõige mainekam rakenduskõrgkool on just nimelt teie kõrgkool, Tartu Tervishoiukõrgkool. Kõikide Eesti kõrgkoolide maine pingereas asub aga Tartu Tervishoiukõrgkool Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli järel 3. kohal. See on väga väärikas koht. Vastajad tõid Tartu Tervishoiukõrgkooli puhul välja, et kooli lõpudiplom on tööturul väga hinnatud, kõrgkool on usaldusväärne ning annab eriala töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Lisaks toodi välja ka seda, et teie kõrgkool on uuenduslik, ta on hea asukohaga ja ka seda, et siin omandatud haridus tagab väga kindla karjääriteekonna. Tervishoiukõrgkooli lõpetanute kiiret rakendumistööturul näitab ka lõpetanute väga kiire ja väga kõrge tööhõive määr, mis on 98% lõpetanutest. Ehkki te sageli ka tõepoolest töötate ja õpite samal ajal. Head lõpetajad, praegu on see hetk, kus kõik on võimalik, kus kõik teed on teie ees lahti. Kõigil teil on põhjust olla enda üle eelkõige uhked. Te olete pingutanud ja andnud endast parima. Teadke, et te olete meie ühiskonna jaoks väga vajaliku ja ka tähendusrikka eriala valinud. Kõik, kes te siin täna oma erinevate lõpudiplomitega lõpetate. Ma soovin teile kõigile kõrget lendu ja palju õnne. Aitäh! Aitäh ilusate sõnade eest, neid ma ei hakka kommenteerima. Et järgnevalt on näidatud teile või näitame teile videotervituse, mida on teinud Tartu Tervishoiukõrgkooli nõunike kogu esimees ja Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere, et see ei ole otseülekanne, et ärge proovige temaga suhelda. Et jätame seekord ära need tüüpilised küsimused, kas on mind kuulda, kas te kuulete, kas mina kuulen teid, kas on näha mind või kas teie mind kuulete, kas ma saan jagada, ei saa, et me tegime seekord lihtsamaks. Tere, kallid lõpetajad ja tere ka kogu koolipere. Et kõrgkooli nõunike kogu poolt kõigepealt suured tervitused teile lõpetamise puhul. Ja hoidke meeles, see on väga hea kool, mille te läbisite ja olge kindlasti oma koolile uhked. Mida siit kaasa võtta? Kindlasti võtke kaasa seesama uhkuse tunne uhke vilistlasena, kandke seda. Kasvatage ja hoidke empaatiat, koostööd, sest seda kindlasti läheb teil väga palju vaja. Ja hoidke iseendid, sest kindlasti see sektor on keeruline ja jääb keeruliseks. Mida ma saan öelda tööandjana? Ootame teid heatahtliku rõõmuga. Palju õnne lõpetamise puhul. Aitäh! Nagu ma ütlesin, tööpakkumised tulevad nii uksest kui aknast kui PowerPointi slaididel. Järgnevalt on mul hea meel teie ette kutsuda meie endise rektori ja Eesti Õdede Liidu presidenti Anneli Kannus. Ma tean, mida te tunnete. Sellepärast, et ma olen ka selle kooli lõpetanud 2 korda. 1 korra õpilasena, 2 korra üliõpilasena. Ja siis olen ma veel täiesti ise vabatahtlikult öelnud, et mulle nüüd aitab ka rektorina siin juba olemisest. Et keegi teine võiks selle rolli üle võtta. Aga ikkagi ma tulen siia kooli alati tagasi, sellepärast, et
ma armastan seda kooli. Ja ma armastan seda tööd, mida ma igapäevaselt teen. Samal ajal mõeldes Ulla sõnamängudele siin, siis päris tõsiselt, kui me armastame, siis me ka tavaliselt alati muretseme. Me muretseme nende pärast, keda me armastame, me muretseme selle pärast, kas meid armastatakse, me muretseme selle pärast, kas meid armastatakse sama palju, kui meie armastame. Ma avaldan teile ühe saladuse. Ma olen juba 50+ ja ma ei pea enam muretsema selle pärast, kas ma kellelegi meeldin või ma ei meeldi. Ma ei pea muretsema selle pärast, kas keegi armastab mind sama palju, kui mina teda armastan, vaid ma tegelikult olen õppinud kõige olulisemat asja. Kõigepealt tuleb armastada iseennast. Ja kui te iseennast armastate, siis te oletegi kõikidele teistele eeskujuks. Ja siis te saategi teha võimatuid asju, nii oma tööl kui isiklikus elus, ja minna läbi elu just täpselt sellisena, nagu te ise seda elu endale ette kujundate. Täna olen ma siin siiski ka kui Õdede Liidu president. Ja teeme nüüd selle viimase käe tõstmise koolis, on ju. Et tõstavad korraks need inimesed käed, kes on hetke pärast siin täiesti ametlikult eriõed. Te näete, et teid tegelikult on siin saalis ka, ma ei tea, peaaegu et 4, eks? Teid on vähe. Teid on veel vähem, kui tegelikult on õdesi. Ja ma panen teile kohe nüüd teie õlgadele ühe tõsise raskuse juurde. Sellepärast, et teie olete need, kes te lähete tervishoiusüsteemi ja peate hakkama seal tegelikult tegema revolutsiooni. Me oleme jõudnud nii kaugele, et avalikult arstide puuduse kõrval räägitakse õdede puudusest. Me oleme jõudnud nii kaugele, et arstid ise ütlevad, et õdesi on rohkem vaja, kui isegi arste puudu on. Me oleme jõudnud nii kaugele, et eelmise töö- ja terviseministri ajal sõna eriõde jõudis määrusesse, tegelikult ka ministrid ja teised tervishoiuvaldkonna inimesed hakkasid seda sõna kasutama. Ja nüüd olete teie need, kes annavad sellele sõnale sisu. Ja see tähendab omakorda ka seda, et isegi need, kes siin tänaste aktusel esinejate tsitaate kasutades lendlesid rõõmuga siit koolist läbi ja ütlevad, et õppida oli puhas rõõm ja väga lihtne, siis ärge pisendage seda, kuhu te täna olete jõudnud ja soovitage kõigile soojalt, et õppida on päriselt ka mõnus. Ma siiralt soovin seda, et te kõik, kes te täna lõpetate, ei võtaks seda kui lõppu ega algust, vaid võtaksite seda kui ühte täpikest oma elu arenguprotsessis. Ja selle täpikese juures on üks kõige olulisem asi, milles eestlased on jube viletsad. Nagu päriselt viletsad. Ja eriti viletsad on selles naised. Siin sellel aktusel ikka natuke on mehi ka, aga te võite ka seda saladust kuulda. Naised on need, kes alati hilinedes hiilivad ruumi ja vabandavad. Mehed tulevad ruumi otse, istuvad maha ja ei tee väljagi sellest, et nad hilinesid. Mida siis teha järgmine kord teisiti, kui te hilinete? Tehke lihtsalt samamoodi, nagu siiamaani on mehed teinud. Kui te tahate eriti silma paista, mida naiste puhul oleks soovitav teha, siis öelge, küll on tore, et ei rääkinud enne minu tulekut veel mitte midagi olulist. Ehk eestlane unustab ära asju väärtustada, tähistada ja olla iseenda üle uhke. Kõik tänased lõpetajad, olge uhked selle üle, kuhu te olete tänaseks jõudnud. Ja ühes asjas ma vaidlen teie rektorile küll vastu.
Kui te kavatsete paarkümmend aastat liugu lasta selle õppe pealt, mida te täna saite, siis 5 aasta pärast tulen ma teid unenägudesse kummitama. Sellepärast, et 5 aasta pärast on need teadmised kõik vananenud. Nii et õppige, tundke uhkust, täna sõna otseses mõttes pange pidu ja elagu Eriõed. Aitäh, Anneli, ilusate sõnade eest. Natuke mõtlen. Et väga hea, et sa tegid sissejuhatuse meie mikrokvalifikatsioonide programmi, mida leiate kodulehelt, et kindlasti, kes soovivad ennast täiendada, palun külastage meie kodulehte, kus näete täiendkoolitusvõimalusi ja mikrokvalifikatsiooni. Et üks küsimus mul oli ka veel seoses eriõdedega, kas see on, mina neid definitsioone ei tunne, kas tähendavad, et nad on erilised õed? Okay. No siis ma kasutan seda edaspidi, seda mõistet ja ütlen teile, et nüüd on see aeg käes, mida te olete ammu oodanud, et sellel aktusel jagame kokku 88 diplomit ja järgnevad saavad kätte Tartu Tervishoiu Kõrgkooli diplomi terviseteaduse magistriõppe lõpetanud. Palun teie ette õppeprorektori Kersti Vitkari, kes loeb ette käskirja, rektor Ulla Preeden, kes annab kätte diplomid ning õenduse, ning ämmaemanduse osakonna juhatajat Ireen Kruusi, kes samuti soovis teid tervitada. Head lõpetajad, lugupeetud külalised, hea koolipere, mul on suur rõõm lugeda ette Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektori käskiri, mis on välja antud täna, 3. veebruaril 2023. aastal ja mis ütleb: loen õppekava täies mahus läbinuks ja annan välja diplomi järgmistele üliõpilastele. Terviseteaduse magistriõppekava. Mihkel Kanne lõpetab cum laude. Virgo Adusoo. Kadri Apivaala. Keit Arula. Ilona Pahmatšev. Margit Haavik. Signe Kadastik. Liina Keerme. Tuuli Clementa. Kaidi Kori. Liivi Laan. Olga Lapp. Marianna Lešepjokova. Kersti Maala. Artur Meos. Kerli Mänd. Martti Ojamaa.
Anneli Otsma. Kertu Pihlakas. Aire Põder. Mari-Liis Raave. Elina Rannamägi. Kellili Saar. Laura Savik. Bianca Siik. Kerli Sulg. Aile Sumberg. Marge Tensmann. Kertu Uibo. Ljudmila Višovska. Palju õnne, terviseteaduse magistrid ja eriõed! Palju õnne veel kord. Nüüd on käes aeg, kus me saame taas kontrollida meie IT-süsteemide korrasolekut, et järgneb Radiograafia Liidu esindaja Mare-Liis Oinuse videotervitus. Tere, kallid lõpetajad, rektor, õppejõud ja külalised. Tervitan teid siit enda kodukandi metsade vahelt ja sooviksin teile omalt poolt teele anda kaasa mõned mõtted. Jaapani vanasõna ütleb, et alustada on lihtne, aga jätkata raske. Sellepärast minagi soovin teile täna seda, et te kindlasti tähistaksite oma diplomit, kindlasti kiidaksite iseennast, aga homme võtaksite ette juba selle jätkamise raskuse. Ma soovin teile avatust, et te oleksite valmis võtma vastu kõiki neid väljakutseid, mida meditsiinikeskkond teile pakkuma nüüd hakkab. Samas ka tarkust, järjepidevust ja kannatlikku meelt. Sest pahatihti peame ka võtma aega, et aru saada, mis on tegelikult meie ümber, mis on meie sees, milleks me ise oleme võimelised ja kuidas meie saame väikeste sammudega kõike seda muuta. Soovin teile järjepidevust, et te ei tormaks ringi nagu tuulelipud ühe tööandja juures teise tööandja juurde, vaid võtaksite aega, et aru saada, mis on neis kõigis ühist, mis erinevad ja tegelikult ma olen üsna veendunud, et igaüks neist teatud ajavahemiku jooksul suudavad teile midagi õpetada sellist, mida te tegelikult varem iseenda või kogu teid ümbritseva kohta tegelikult veel ei teadnud. Samamoodi ma soovin teile tarkust, et
te ei otsiks seda miskit, mis paneb teil silma särama ja hinge helisema kuskilt väljaspoolt. Sest tegelikkuses on nii, et kõik see tuleb meist endist. Ehk siis ükski töökeskkond, väline mõjutaja ei saa tegelikult anda meile seda sära silmisse ja helisemist hinge. Seda saame me vaid ise enda sees luua. Ja ma soovin, et te looksite selle nii-öelda oma viisi, oleksite sellele truu nii, et ka teised tahaksid võib-olla seda sama viiti järgida. Kallid radioloogiatehnikud, teile ma tahaksin öelda, et see tänane diplom, mis te saate, tegelikult ei tee teist veel radioloogiatehnikuid. Ärge nüüd mõistke mind valesti. Jah, teil on olemas need oskused. Te olete läbinud hulgaliselt praktikatunde. Kuid minu veendumus on see, et radioloogiatehniku teevad teist ikkagi see sisemine veendumus, väärtused ja põhimõtted, mille põhjal te tegelikult kunagi hakkate aru saama või tublimad teist juba täna saavad aru, kui oluline on teie roll tänapäeva meditsiinis. Veelgi enam ma tahaksin näha seda pühendumust, tahet, lootust, et just teie eriala on väga arenemisvõimeline ja et te tahaksite panustada oma eriala arengusse. Seepärast ma ootan teid ka kindlasti liituma Eesti Radioloogiatehnikute Ühinguga, sest koos on alati lihtsam nii meil kui mujal. Kallid lõpetajad, ma soovin teile kõike head. Ma soovin õppejõududele seda rõõmupisarat sinna silmanurka, et taaskord on millegi suurega hakkama saadud. Hoidke ennast ja kohtumiseni juba peagi. Täname Mare-Liis Oinust ja omalt poolt ja kogu Tartu Tervishoiu Kõrgkooli poolt soovime tal enam videotervitusi mitte kiirte ääres filmida. Järgnevalt saavad kätte rahvusvahelise radiograafia magistriõppe lõpetanud oma diplomi. Next, we proceed with the awarding of the diploma of the master's program in radiography. Allow me to call on stage our Vice Rector Kersti Vitkar, our Rector Ulla Preden, and the Head of Radiography and Biomedical Laboratory Science Department, Triin Aasmäe. Radiograafia magistriõppekava on läbinud ja diplomi saavad Anette Roosmane-Pertmane. Agate Šablie. Kas sa, Jaan, lubad mul jätkata nüüd põhiõppekava lõpetajate nimekirja ettelugemisega? Aitäh! Radioloogiatehniku õppekava on läbinud ja diplomi saavad Valentina Fesjuk, Kristina Ilina, Elisaveta Jelisejeva, Sandra Kilk, Mari Kirs, Dmitri Koslov,
Kirsika Kägo. Andra Lebret. Helena Lind. Karoliin Loomets. Merili Länik. Ormi Mesults. Joonas Preedin. Ljubov Toome. Mari-Liis Tõnnori saab ka tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest. Anvar Ulanbegov, kes saab ka tunnustuskirja tippspordi ja õppetöö eduka ühildamise eest. Jaan Voronõi saab 2 tunnustuskirja, 1 tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest ja 2 märkimisväärse panuse eest kogukonna teenimisel ja radioloogiatehniku õppekava tutvustamisel. Ja Reno Vosmi. Palju õnne, radioloogiatehnikud! Radioloogiatehnikute silmis oli suur kurbus, et nad said aru, et nad on formaalse sideme Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga tänaseks kaotanud, et siis me üritame teie meele rõõmsaks teha, et kutsume lavale Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rahvatantsurühma Istandi. Nad esitavad 2 tantsu, 3 kandilood, Mai Tagu seades ja neiu suureks sai Elerin Rauna.
Sata vihmakõne sa. Ma ei pelge sinna, ilma sussa. Tule kõne sa. Sukkarinda pista ja suvel purjeta. Tuule laiva hinda lehta. Tuubele on sõita ja ilma kuulda. Korgelt taala kaia. Hinda hely alla mõtsu pääle hõigada. Tuule kõne saata sa kõne. Puhtas paare kõne saata selge silmäkene. Ilm on seni rända, kuni targempas ma saa. Kuni käe kerges ja silmä selges saa. Hinda elotähti opi lugema. Opi ilma tundma ja arvama taast saa. Tuule kõne saata sa kõne. Puhtas paare kõne saata selge silmäkene. Tuule kõne saata sa näio suures sai, suures targempas lugejast sai. Tuule kõne saata sa kõne. Puhtas paale kõne saata selge silmäkene. Tuule kõne
Okei, noh. Olgu, mis vahe on rahvatantsijal ja aktuse moderaatoril? Aktuse moderaatoril tuleb pidevalt kella peale teated, et võiks nüüd ennast liigutada, magada ja võtta väike paus lõdvestamiseks. Et ma nüüd võtan siis pooleks tunniks väikse pausi. Okei. Järgnevalt kutsume teie ette meie hea koostööpartneri Ämmaemandate Liidu esindaja Liis Raag. Palun. On suur au olla kutsutud Eesti kõige mainekamasse rakenduskõrgkooli. Aitäh! Ja näha on, et te oskate nii mõndagi teha hästi, väga-väga hästi. Ja mitte ainult akadeemilise poole pealt, vaid neid tantsu- ja laulunumbreid siin vaadates teen ma ettepaneku järgmise aktuse korraldada Simmani vormis. Kallid lõpetajad, õnnitlen teid tänasel pidupäeval ja imetlen teie vastupidavust, pühendumust õpingutel, mis on olnud väga edukad. Selle märgiks ulatatakse teile täna lõpudiplomid. Austatud rektor, õppejõud, koolipere ja kõik lõpetajate lähedused, tänan teid, et olete olnud lõpetajate kõrval, neid toetanud ja juhendanud. Ämmaemandate Ühingu esindajana pöördun ma eeskätt kolleegide poole, kui te nüüd korraks lehvitaksite, te olete seal, kui särasilmsed, kindlasti sama teotahtelised ja uudishimulikud ka. Te ju teate, et sõna ämmaemand algne tähendus on olla naise kõrval, naisega koos. See on me kutse olemus ja ankur. See naisega koos olemine tähendab usaldusväärset kohalolekut ja kaastundlikku hoolitsust, mis on sama kaljukindlad kui ühe sünnitava naise jõud ja vägi. Üks ämmaemanda ülesandeid on samuti kaitsta sünnipühadust, austada ja hoida last ilmale toovat naist. Nii elu andmisel kui kogu tema elu jooksul. Ehk siis naisega koos olemine ei piirdu kaugeltki ainult tema toetamisega sünnitusel. Aga kas te olete mõelnud, et iga ämmaemanda olemuseks on olla ka eestvedaja ja mõjutaja? Sest iga kord, iga hetk, kui te olete naise kõrval, kujundate te tema vaadet sünnitusele, naise kehale, naiste õigustele ja sellele, mida tähendab olla austatud. See on ühtaegu võimalus ja ka suur vastutus, mida te kanda võtate. Kas te olete mõelnud, aga mina olen viimase aasta jooksul mõelnud sellele, et kellele üldse on ämmaemandaid vaja. Mõnel murelikumal päeval olen ma küsinud ka seda, et kas meid üldse on kellelegi vaja. Need on olnud need hetked, kui ametkonnad on väga pikalt oodanud me kirjadele vastamisega või pole seda üldse võtnud teha. Või siis on unustanud ämmaemandad mõnest dokumendist välja. See on ühtaegu uskumatu, samas ka väljakutseid esitav, et veel praegugi tuleb meil selgitada, mida ämmaemandad teevad ja mida me teha võiksime. Ja me võitleme selle eest, et me oleksime sisse kirjutatud ja et meiega arvestataks. Ja seda ainult sellepärast, et me ju teame, et ämmaemandaid on vaja. On vaja naistele, lastele ja peredele. Meie kutse hoidmine on meie kätes, eeskätt teie kätes. Mida me selleks teha saame? Kõige olulisem on hoida oma pädevust. Olla seal, kus meid vajatakse ja teha just neid asju, mida saavad teha ainult ämmaemandad. Iga kutseala püsimisel on oluline tugeva uurimistöö olemasolu. Ma julgustan teid küsima, välja selgitama ja uurima. Ja loodan, et teie seast sirgub lisa 5 ämmaemandast doktorandil Eestis. Olge kursis, mis toimub me kutsealal. Alustage sellest, et teate, mis toimub selles asutuses, kus te töötate. Seejärel hoidke end kursis, mis toimub Eestis, millised on ämmaemanduse püüdlused ja väljakutsed ka Euroopas ja maailmas. Ja mõelge, kuidas te ise saate panustada meie kutseala püsimisse.
ja ma pöördun kõikide õpetajate poole, et tervishoiu alustalaks on tugev meeskonnatöö ja mul on väga hea meel, et siin on ühel hetkel ja ühes ruumis, ühel aktusel koos erinevate erialade esindajad. Me peame üksteisega arvestama, suhtlema, koos töötama. On suurepärane ja ilmselt lausa vältimatu, et te tunneksite uhkust ja rõõmu oma valiku, oma kutse üle, kuid nähke enda kõrval ka teisi, sest vaid koos luues sünnivad parimad lahendused ja parimad lahendused me patsientidele ja klientidele. Suhelge omavahel ka inimlikult ja isiklikult, ka väljaspool tööaega, väljaspool tööküsimusi. Tundke huvi, kuidas teistel läheb. Kui on raske, siis otsige lohutust ja pakkuge lohutust. Nagu täna siin on juba varemgi kõlanud, hoidke ennast ja toetage üksteist. Tervishoius töötamine on parim valik üldse, aga ilmselt ka üks raskemaid valikuid. Ja kõige paremini mõistavad seda me saatusekaaslased ehk teised tervishoiutöötajad. Ämmaemandate vapilinnuks on kurg ja me peame ennast kure ametlikeks esindajateks Eestis. Kallid lõpetajad, ma soovin teile sama kõrget lendu ja sama laia siru ulatust, nagu on kurel. Palju õnne! Tänan ilusa kõne eest, et on väga huvitav jälgida erinevaid kõnelejaid, et eelmine kõneleja ka oma professioonid ilmselt, et kasutas väga palju sõna sündima, sünnivad parimad lahendused, et see oli väga tore kuulda. Et järgnevalt saavad diplomi ämmaemandate õppekava lõpetanud, kelle eelkäijatele olen mina üsna palju töötanud viimastel aastatel. Et meil on 2 suurt, üle keskmise suurt projekti, üks oli 4-kilone, teine natuke rohkem, mis tagasid soolist võrdsust. Ja selleks, et diplomid kätte anda, palun teie ette õppeprojektil Kersti Viitkari, kes loeb ette käskirja, rektor Ulla Breden, kes annab kätte diplomid ja õenduse ning ämmaemanduse osakonna juhataja Irene Kruus, kes samuti õnnitleb teid. Ämmaemanda õppekava on läbinud ja diplomi saavad Liisa Beloglasova, Liisa Kivistik, Karin Kõrgesaar, Liisa Maasik, Kätlin Nurk, Renna Org, kes saab ka tunnustuskirja osalemise ja panuse eest ämmaemanda sünnitusjärgsete koduvisiitide mudeli väljatöötamises ning soovi eest arendada kutseala. Maarja Ots, Victoria-Lee Bell, Ksenia Smirnova saab tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest ning tunnustuskirja osalemise ja panuse eest ämmaemanda sünnitusjärgsete koduvisiitide mudeli väljatöötamiseks ning soovi eest arendada kutseala. Agnes Soodla,
Melissa Suvi. Krista Tarmet. Ja järgmised 3 lõpetajat saavad samuti tunnustuskirja osalemise ja panuse eest ämmaemanda sünnitusjärgsete koduvisiitide mudeli väljatöötamises ning soovi eest arendada kutseala. Ja esimene nendest järgmisest 3 on Alina Unukainen. Kätlin Vaher saab ka tunnustuskirja. Ja Heleri Valtin samamoodi tunnustuskirja väärt. Palju õnne lõpetamise puhul ämmaemandad. Ja järgnevalt kutsume teie ette meie hea koostööpartneri Bioanalüütikute Liidu esindaja Karin Kalda. Austatud lõpetajad, hea koolipere, head kohalveebijad. Teate, mina mõtlesin pikalt, mida head ma teile räägin. Ja siis ma jäin selle mõtteni, et kõik teed viivad tervishoidu. Me alustame oma elupäevi heade kolleegide, ämmaemandatega, teiste meditsiini- ja tervishoiutöötajate kaasabil ja me lõpetame peale pikki õnnelikke eluaastaid ka niisamuti tervishoiu- ja meditsiinitöötajatega koos. Tervishoid on kutsumus, üks väga vali kutse kõigi nende julgete inimeste südames, kes on tänasega jõudnud ühe etapi lõppu ja saavad uhkusega enda kätte diplomid. Mina paluksin korraks ka nendel tublidel, uhketel bioanalüütikutel mulle lehvitada, et ma teid siin rahvamassi sees näeksin. Tere! Olete väga kaugele jõudnud ja me oleme väga uhked teie üle. Olla bioanalüütik tähendab olla täpne ja vastutustundlik. Tahta ja osata rakendada elukestval õppel kogutud teadmisi ja oskusi rahva tervise hüvanguks. Bioanalüütik on meeskonnamängija ja eelarvamusteta nõuandja ja kindlasti ka enda eriala arendaja. Teie, armsad lõpetajad, olete kuulnud tervishoiukutset, sammunud edukalt läbi keerulise pika töö baasõppeni. Ja ma loodan ka seda, et te tundsite sellest rõõmu. Tõesti, mina mäletan väga kiindumusega enda kooliaastaid siin. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uste sulgemine täna teie taga tähendab paljude teiste uste ja akende avanemist teie jaoks. Teid oodatakse avasüli tööturul, me kõik teame seda. Teid ootavad ka seal võimalused enesetäienduseks ja arenguks. Teid oodatakse kindlasti Eesti Bioanalüütikute Ühingusse, liikmeteks, ka lektoriteks, et te saaksite panustada ka enda kolleegide arengusse ja rääkida meile kõigest sellest toredast, mida te enda õppekäigus teada saite. Edastan teile täna tervitused nii Eesti Bioanalüütikute Ühingu kui ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla Diagnostikakliiniku poolt. Ja kasutan ka seda võimalust ära, et kutsuda värskeid vilistlasi 21. veebruaril Regionaalhaiglasse avatud uste päevale. Registreerige palun ka enne.
aga meil oleks äärmiselt suur rõõm teiega tutvuda lähemalt, teiega pisut rohkem aega veeta. Praeguseks aga Eesti Bioanalüütikute Ühingu nimel minu suur tänu ja kiitus kõigile tänastele lõpetajatele, eelkõige küll bioanalüütikutele, minu süda on teiega. Meie pere on küll väike, kuid meie südamed on soojad. Tere tulemast, head kolleegid, ja palju edu ja jaksu uutel väljakutsetel. Aitäh teile! Aitäh ilusate sõnade eest, Karin, et omalt poolt soovin ka öelda seoses sünni- ja lõppfaasiga, et kõigile meestele, kes siin viibivad, et kindlasti käige arstide juures ka vahepeal, et sünni- ja lõppfaasi vaheline kaugus oleks võimalikult pikk. Järgnevalt saavad diplomi bioanalüütiku õppekava lõpetanud. Nagu ikka, palun teie ette õppeprojektori Kersti Viitkari, kes teadagi teeb seda, mis ta oskab väga hästi teha. Rektori Ulla Preedeni, kes samuti teab, mida tuleb teha, ja osakonna juhataja Triin Aasmäe, kes tuleb teid õnnitlema. Lõpetajate käskkirja ettelugemine on küll üks erakordselt tore tööülesanne ja ma rõõmuga loen ette järgmised 13 nime, kes saavad bioanalüütiku lõpudiplomi täna. Maria Jermilova, Violetta Anisia Kluškova, Aleksandra Judin, Laura Koitsaar, Anastasia Kostenko, Kristina Kunakova, Clea-Maria Laar, kes saab ka tunnustuskirja silmapaistva lõputöö eest. Birgit Lehtlaan, Anna Pigalova, Erik Resetov, Maret Vilbaste, Maris Vilper saab tunnustuskirja suurepärase lõputöö eest. Ja Lisette Õispuu. Palju õnne, bioanalüütikud! Järgmiseks tervituskõneks palun teie ette meie kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja Tiina Uusmaa. Tere armsad! Meile on täna öeldud korduvalt ja korduvalt, kui lugupeetud ja hinnatud me oleme. Me oleme ka armsad ja meie kõige suurem väärtus ilmselt seisneb selles, et me oleme olemas ka nendel väga tavalistel päevadel, kui me ei ole lugupeetud ja hinnatud sõnades, vaid oleme lihtsalt olemas. Oleme õpetajad, oleme õpilased, oleme tervishoiuvaldkonna tegijad.
hommikust õhtuni ja öösel takkajärgi. Eriliselt soe tunne käib südamest läbi lõpuaktusel, kui sa näed, et ametlikult saavad paberkandjal tunnistuse oma erilisuse kohta inimesed, kes on alustanud päris tavalisest kutseõppest. Ja neid on siin täna olnud täitsa mitu. Mul on ülimalt hea meel ja soe tunne teie pärast. Ja siin need hooldustöötajad, vaadake, see on märgilise tähtsusega, kellega koos me oleme ühel aktusel lõpetamas, et täna lõpetavad erid ja lõpetavad magistrid ja lõpetavad analüütikud ja lõpetavad spetsialistid ja lõpetavad emandad. Ja siis lõpetavad need, kelle ametinimetuses on sees hoidmine ja hoolimine ehk hooldustöötajad. Ma nii tahaks soovida teile kindlust ja soovi hoida seda tähtsust enda sees ja olla uhked selle üle ja mitte kuidagi, ja seda on ka öeldud, et väärtustage ennast ja teist peetakse lugu, kui te ise peate endast lugu, ehk pange endale mask pähe ja siis aidake kõiki järgmiseid. Ja teie olete tegelikult saanud tunnustuse või tunnistuse eriliseks olemise kohta juba immatrikuleerimise käskkirjaga, sellepärast et kaugelt alla poole Eestimaa peal töötavatest hooldustöötajatest on selle taseme kutsetunnistusega, millega teie täna siit koolist lahkute. Aitäh teile 2 ülitoreda aasta eest! Aitäh ilusate sõnade eest. Tänane aktus hakkab liikuma õnneliku lõppfaasi, et järjekordselt palun teie ette meie väga esindusliku koosseisu Kersti, Ulla ja Tiina. Hooldustöötaja kutseõppekava läbinud ja lõputunnistuse saavad Külli Birnbaum pälvib ka tunnuskirja silmapaistvate õpitulemuste ja kutseeksami suurepärase sooritamise eest. Kristiina Hennok saab tunnustuskirja panuse eest kogukonna teenimisel. Aire Järve. Jelena Jegorina saab tunnustuskirja nii silmapaistvate õpitulemuste ja kutseeksami suurepärase sooritamise eest kui panuse eest kogukonna teenimisel. Ülle Krigulson tunnustuskiri panuse eest kogukonna teenimisel. Raili Lahtvee tunnustuskiri tegus ja asjalik rühmavanem. Katre Neissaar tunnustuskiri kutseeksami suurepärase sooritamise eest. Signe Nõmm. Agnes Siigur. Ja Egle Dobreluts, kes saab tunnustuskirja panuse eest kogukonna teenimisel. Palju õnne, hooldustöötajad!
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetajate poolt soovis omalt poolt sellise kõne pidada radioloogia ja tehnika õppekava lõpetaja Jaan Puranei, kes oma kõne lõpuks loeb ette ka vande. Austatud lõpetajad, austatud õppejõud, rektor ja muud külalised, kallid sõbrad ja pereliikmed, kes on täna siia kogunenud või vaatavad meid otseülekandes. Minu nimi on Jaan Puranei ja ma olen äsja lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radioloogia tehniku eriala. Minu jaoks on suur au ja rõõm seista täna siin ning ma tänan meie kooli selle võimaluse eest. Justkui alles eile astusime esimest korda kooli uksest sisse. Nagu kunagi Oskar Luts oma romaanis kirjutas, siis kui Arno isaga tervishoiu kõrgkooli jõudis, olid esimese kursuse tudengid juba farmakoloogia järelvastamisel. Paljude jaoks oli esimeseks proovikiviks kindlasti anatoomia ja füsioloogia. Ja nii peabki olema, sest et kui sa ei tea, kuidas sinu keha töötab, siis kuidas sa saaksidki teisi aidata. Üks esimesi sündmusi, mis värskeid tudengid kokku viis, oli spordipäev. Ulakate, võistluste ja rohke higistamise vahel jäi aega, et oma uute kursusekaaslastega tutvuda, naerda ning uuest algusest rõõmu tunda. Mitmed sõprused said just siis alguse ja kestavad siiamaani. Igalühel meist on toredaid lugusid tudengi argipäevast. Olgu see maitsev kohupiimamoosi saiake pärast esimest loengut, arvestuseks õppimine Lebola pehmetes toolides või Merle Kolgalt luude laenutamine. Oleme kõik tänulikud tema lahkuse eest. Ei tasu varjata, et oma jälje jättis ka keeruline COVID-i aeg. Kui oled leidnud nii häid sõpru nagu meie koolis, siis pikalt nendest eemal olemine pole sugugi kerge. Kuid seda laiem oli iga kord naeratus, kui neid jälle vastu tulemas nägid. Samuti kasvatas see aeg meist iseseisvaid ja mis kõige tähtsam, oma peaga mõtlevaid oma eriala spetsialiste. Nii mõnegi jaoks on Tartus saanud teine kodu. Ega siis niisama öelda, et Tartu on heade mõtete linn. Ja nendest mõtetest esimene oli tulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppima. Me oleme tänulikud sellele linnale, et ta meid kõiki õppima kutsus ja me oleme tänulikud meie koolile, et siin igalühele miskid hingelähedast leidus. Kuid enne kõike täname oma armsaid õppejõude, et nad meid juhatasid, proovile panid ja meisse usku ei kaotanud. Teie töö jääb meie südamesse ja teie teadmised meie kesknärvisüsteemi. Kallid sõbrad ja tulevased kolleegid, teie peades on praegu palju mõtteid, rinnus palju tundeid ja nii peabki olema. Nii palju sai tehtud, kuid veel rohkem ootab meid ees. On olnud hetki, kui ebakindlus sai meist võitu, kuid me tulime nende mõtete küüsist välja. Oli ka hetki, kui pidime langetama raskeid otsuseid, kuid me saime nende otsustega hakkama. Tervishoiu spetsialisti töö koosnebki keerulistest otsustest, sest inimene, kes on andnud lubaduse teisi abistada, kannab oma õlgadel suurt vastutust. Nüüd palun kõigil lõpetajatel tõusta Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetaja tõotuse andmiseks. Mina räägin ees ja teie kordate minu järel. Mina, lõpetades täna Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, luban töötada pühendatunult inimeste tervise ja heaolu nimel. Luban olla abivalmis ja aus oma tegudes. Tegutseda terve ja turvalise elu keskkonna loomisel ja hoidmisel. Juhinduda kutse-eetikast. Suhtuda hoolitsevalt abivajajatesse. Rakendades kõiki oma teadmisi ja oskusi. Täiendada oma ametioskusi ja aidata kaasa kutseala arengule.
kohustun täitma oma tõotust kogu elu. Võite istet võtta. Täna lõpetavad oma teekonda mitmed ja mitmed vahvad tudengid, kuid samal hetkel alustavad oma elu uut peatükki sama palju hämmastavaid ämmaemandaid, bioanalüütikuid, radioloogiatehnikuid, hooldustöötajaid ning terviseteaduse ja radiograafia magistrante. Ole rahulik, Eesti rahvas, sest kõik vereproovid saavad analüüsitud, kõik röntgenülesvõtted teostatud ning kõik lapsed tervena ilmale toodud. Kallid lõpetajad, mõelge suurelt, lennake kõrgelt ja pidage meeles, et teie potentsiaali lõpp on kaugemal kui silmapiir. Aitäh ja uute kohtumisteni! Aitäh hea kõne eest. Et ma usun, teie kõik olete täna jõudnud ka samale järeldusele, et tõepoolest mehed on väga head kõnepidajad, eriti Jaani nimelised. Enne kui me kuulutame aktuse lõppenuks, ütleme, et pildistamine toimub trepist üles raamatukogu vastas ja siis ongi läbi. Aitäh kõigile tulemast, kuulutan aktuse lõppenuks. Elagu Tartu Tervishoiu Kõrgkool, elagu lõpetajad!